tere, kallis meediasüsti vaataja! Oleme tulnud tore konverentsile, 2 päeva toredaid inimesi ja tegevusi. See ongi tore mõte. Mina aga jätan teid videoid vaatama ja lähen ise liitun Vaikuse diskoga. Kui sa peaksid seletama noorele, kes ei tea toret, mis asi on tore, siis mis sa ütleksid? Tore on ring, mis tegeleb teiste õpilaste abistamisega ja see on hästi suur ja hästi tore nagu perekond. Mida tore tähendab sinu jaoks? Tore tähendab minu jaoks seltskonda, kes tahab maailma paremaks kohaks muuta. Mis sind torega seob? Mind seob sellega, et ma olen 3 aastat käinud tore ringis ja mulle väga meeldib tore tegevused ja need kõik toredad asjad, et koolis on niisugune parem tunne kohe, kui teada, et niisugune tore grupp on, kes aitab siis jälgida. Mind seob see, et ma käisin koolis seal koolitusel ning ma olen väga paljudel üritustel siin olnud ja ma olen üldse päris aktiivselt torega seotud olnud nii läbi selle samuse tore ja nende ürituste ning ka läbi noortevolikogu ja õpilasesinduse, kus on olnud plaanis igasuguseid üritusi tores läbi viia. Kui sul oleks 3 sõna, millega tore konverentsi iseloomustada, mis need oleksid? Õpetlik, väga tore ja võiks öelda niisugune sõbralik, sest siin on hästi palju sõbralikke inimesi. Mis on sinu 3 iseloomustavat sõna tore kohta? Tore, suhtlusrikas, võib-olla hariv ka. Sõprus, äge ja tore. Mis asi on tore? Asi, siis ta justkui võiks olla noorteühing tugiõpilaste oma ring Eestis. Aga kes asi on tore, siis need on meie inimesed, meie noored, meie juhendajad, meie koolitajad. Üldse inimese sees on olemas selline asi nagu toredus. Meie ühing aitab seda leida iseenda seest kätte. Kuidas siis see tore väljendub siis õpilastes, koolis? Mida see muudab? Ringi satuvad noored, siis esimene muutus, mis nendega juhtub tavaliselt, on see, et nad on nüüd julgemad. Nad on tõesti, nad tunnevad, et nad julgevad rohkem suhelda, rohkem sekkuda, nad on hakanud asju teistmoodi nägema ja märkama enda kaaslasi. Teine asi, mis nad on välja toonud, on see, et nad saavad rohkem aru, mis nad ise tahavad. Nad saavad ise endaks rohkem. Mis on teie roll praegu tores? Mul on siin mitu rolli. Kõige loovam ja väljakutseid pakkuvam on juhatuse esimehe roll. Üldse juhatuse liikmena kui sellisena, et vaadata, et mis on need arengud, kuhu me võiks liikuda, mida me peaksime hoidma, kuhu panustama, kellega koostööd tegema, et sellised, seal on palju väljakutseid, selline juhi roll. Ja teine on mul töine ja praktiline roll, see on koolitusjuhi roll. Ehk siis seal ma tean väga täpselt, konkreetselt, mida peab tegema, et jõuda nende uute koolideni. Mida kujutab endast tore konverents? Tore konverents on meie viis oma sünnipäeva tähistada. Meie viis oma aastat kokku võtta, mis on tihti ka noorte enda organiseeritud. Et kui me seda konverentsi vaatame siin, mis toimub Põlvas, siis ju jällegi ongi Põlva tore meeskond on selle taga. Me käime erinevates koolides ja siin on nii, et ühing on küll eestvedaja, aga tegeliku praktilise ja sellise vajaduspõhise sisu annavad väga tihti need kohalikud, siis, kuhu me parasjagu läheme. Mis on tore noorte kohustused? Tore noor teeb kõike ju vabatahtlikult. See peab olema tal südameasi, missioonitundega ja kui ühingu liikmeks astuda, siis igas ühingus on omad kohustused küll ja see juba mitu korda mainitud kohustus tulla üldkoosolekule on üks ja teine on siis see oma liikmelisuse värskendamine igal aastal. Et igal aastal ikkagi liikmel on kohustus teada anda, et ma endiselt olen siin ja ma tahan siin olla ja sellest annab ta teada liikmemaksuga. Mis on teie roll tores ja mida see endast kujutab? Ma arvan, et üks olulisem roll on minu enda ise eeskujuna näidata, et see metoodika töötab.
et aga roll sellises nii-öelda ametlikus võtmes, ma olen siis hetkel noorteühingu tore tegevjuht, et selles osas on roll siis minul selline võimaluste loomine koos tore juhatusega. mis on tore eesmärk? Ega suuremat eesmärki polegi kui inimeseks olemise võimaluse pakkumine. Ehk siis tore on ju laias laastus inimeseks õppimine. mis on tore roll ühes koolis? See, et koolis oleks kooli rõõmu, et koolis käijad naudiksid koolis käimist, koolis väljalangemist oleks vähem. Tore programmi metoodikad aitavad seda õppimist rõõmsamaks muuta. mida tore esindajad siis koolides teevad? Oma eeskujuga näidata seda, et inimeseks olemine on normaalsus ja see, et kõik need muud asjad, et koolis saab ju elu teha lõbusamaks, põnevamaks, saab olla abistaja, saab olla toetaja, saab olla märkaja, kõik need veel juurde lisaks. kas peale tänase konverentsi on veel üritusi, mida tore kõik koos teeb? Jah, Torel on mitmeid sündmusi, mis on sellised traditsioonilised, kuhu siis ühingu liikmed väga tahavad tulla. Üks selline sündmus siis on liikmetele suvekool. See on igal aastal toimuv suur sündmus, kuhu üle Eesti tulevad erinevatest koolidest, noortekast liikmed kokku. See on selline süstikene enne uut kooliaastat, et natuke õpime, nagu ikka meie tegevused käivad kõik läbi õppimise, aga mänguliselt. Ja no loomulikult need sõbrad ja tuttavad, kes üle Eesti laiali on, et nende taasnägemine on selline väga-väga oodatud.